exist, moving endlessly. We are woven in the pattern of eternity. Feel it in the body, feel it in the soul. Every secret frequency returning us to whole. Flower of life. Nii hea laul. Elurill. Tule vaatama. Kutsume kõik kohale. Kutsume kõik kohale. Kes seal tulevad? Tulla. Ootame natuke veel. Mõni hetk. Vesi on ka siin. Vesi massaažilaua taga. Tere Kristi, kallis. Olgu, hakkame siis pihta. Tere õhtust. Seekord esmaspäeva õhtust, sest et Kristiina on nüüd jõudnud sellisesse kohta, kus ta küttis nädalavahetuse ringi rattaga. Lihtsalt väge on nii palju. Ja 3 päeva. Ja et sellepärast me olluski reedel, et täna siis 9. osa. Keha teab, puudutus muudab ja vähe oleks kuulda. Ma nüüd meelega ei küsinud su käest, et mis vahepeal on toimunud, et mis iganes sa siis tunned, tahad öelda, et mis on siis vahepeal toimunud ja muutunud. No kui võtta nagu hästi suurelt, et mis vahepeal on toimunud, et ei ole enam sellist intensiivsust, nagu igal tasandil, tunnete tasandil ja nagu toimumise tasandil ka, mis on nagu hästi igati teretulnud. Ja siis mis ma veel ütlen? See on hästi suur asi. Täna hommikul coachingus oli meil ka üks selline nagu vestlus Ellega. Elle vaatab ka praegu. Et me rääkisime rahust. Et see rahu seisund on keha seisund. Ja kui keha jõuab rahusse, siis kogu maailm jõuab rahusse. Põhimõtteliselt kõik sul tegemised, kõik valikud ja kõik asjad. Et kas on midagi sellist? Ma ei saa nagu öelda, et on ta ei ole kindlasti selline nagu mugavustsooni rahu, mitte selline rahu ei ole. Aga ma nagu praegu mõtlen või kuidagi et siis vist kehasse tulek on juba nii palju selline automaatne või. Ei panegi nagu väga tähele, et kui hakkab nagu nii-öelda lappama minema, et siis ei lasegi nagu see ei lähegi sinna kohta. Ei lähegi sinna kohta, jah, ja siis tulengi kohe tagasi. Ja siis kuidagi selline, ütleme just see nädalavahetus oli selline nagu nii kulgemine ja kuidagi nagu nii mõnus ja selline, et tegimegi oma tempot, ei läinud kaasa selle üldtempoga, on ju seal nagu igas mõttes hästi enda järgi ja see kõik oli nii lihtne. Või isegi nagu ma ütleks, et hästi loomulik oli see, et isegi nagu ei mõelnud, et kas ma nüüd teen nii või naa, on ju lihtsalt kuidagi nagu tundsin selle ära, mis on hea. Ma tuleb üks hea küsimus siin just, et mis siis, kui võt see sama see tunne, mis sa just praegu räägid, et mis siis, kui elu võibki olla nii lihtne. Mis siis, kui elu võibki olla nii lihtne. Lihtsalt nagu nii lihtne. Et kui
kui see nagu käes on, siis sa mõtledki, et issand, see lihtsalt nagu voolabki. Et see lihtsalt nagu lähebki. Et see jumalikkus, mis meis on, selles julguses lihtsalt valida ennast sõna otseses mõttes, teha midagi, mis tundub nagu, mis tõmbab ja siis selles suunas minna. Ja siis kõik kukub küljest ära, mis pole tõde. Et see on minu jaoks nagu kõige ägedam asi üldse. Ja siis usalduse nagu teema kuidagi on natuke ka rohkem pilti tulnud. Vahepeal olid kuidagi mingid teised märksõnad, mis kõnetasid. Aga siis just tööalaselt oli seal mingi situatsioon ja ei teadnud, kuidas laheneb ja siis ta nagu lahenes otses mõttes minuti pealt, et ma ei hakka sinna seda kirjeldama siin. Aga ühesõnaga mul oli vaja üks ülesanne ära teha ja siis ma ei teadnud, kus aeg tuleb. Aga siis kuidagi kõik läks niimoodi, et mul tuli nagu lisaaeg ja siis, kui see sai tehtud, siis tuli nagu järgmine asi, mis mul plaanis oli. Ja see on ilus näide sellest, kuidas maailm hakkab sul peegeldama sinu enese ühendust või seda kohalolu sind toetama selles, sest sa oled valinud ennast. Sest kui sa valid ennast, siis kõik väline hakkab sind toetama, et sa saaksid veel rohkem ennast valida. Lihtsalt. Ja see tundub maagia, aga tegelikult maagia oled sa ise, kes on selle loonud, eks ju. Et kui äge, aga et Eve ütleb, et elu ongi lihtne, kui talle ei anna tõlgendust. Me rääkisime, ma mäletan, kus ma sellest rääkisin, hommikuses, muideks naised, kes veel soovib, saate kaasa hüpata ja hommikutesse. Ma olen see naine, 3 hommikut tagasi oli tohutult võimas üks seanss. Ma tean, et Elle ei olnud selle. See oli Sirje, kes vaatas seda. Ja Sirje ütles pärast, et see on täitsa ebareaalne, mis ta kehas toimus, mis üldse kogu tema süsteemis toimus, see oli lihtsalt nagu erakordne. Et saate veel tulla kaasa, mai lõpuni on meil pool kuud, issand, täna 18, päris palju päevi. Et igal hommikul kell 10, kes saate järgi vaadata. Et ma panen kohe selle lingi siia sellesse hommikuprogrammi, kui teid see kõnetab. Just. Ja sellega seoses, mis ma tahtsin öelda, et just siia tulles ka, et ma kirjutasin just seda pealkirja, et kuidas ma nagu ütlen, et puudutust mitte ei muuda, vaid puudutus justkui seal toimub selle puudutuse juures midagi, mis vahetab reaalsust või võib-olla siis on vahetab. Ehk siis see kõik eksisteerib siin. Kõik, mis on, mis iganes su ettekujutus vili saab olla. Absoluutselt kõik eksisteerib. Ja eksisteerib ka see, kui ma küsin näiteks, mis täna võimalik on, mis pole mitte kunagi võimalik veel olnud. Mis saab nüüd siia tulla, mis avardab meid kõiki suuremale kergusele, rõõmule ja hiilgusele. Mis see on, mis siia saab täna ilmuda? Ja kas see on olemas juba selle küsimuse kaudu, sest ma kutsusin siia kohale. Ehk siis kõik reaalsused, ka see reaalsus, et ei eksisteeri aega, ei eksisteeri vananemist, ei eksisteeri midagi, mis on justkui ajas mõõdetav. Ei eksisteeri hirme, ei eksisteeri midagi, vaid eksisteerib, kõik on üheaegne. Küsimus on see, mis sa siis valid. Praegust eksisteerib ühel ajal, samal ajal eksisteerivad kõik situatsioonid, kõik olukorrad, kõik reaalsused. Ja sellepärast ma ei tahtnudki kirjutada, et puudutus muudab, sest et puudutus ei muuda, vaid ta toetab sind vahetama reaalsust. Et kui me ennem elasime selles reaalsuses, kus asjad olid nii, siis puudutus tekitab sellise nagu värava, kus keha saab valida, teise reaalsuse. Ja siis sa mõtled, et issand, et voolab ja kerge ja mis veel võimalik on, eks ju. Tere, Eerika, nii tore sind näha seal. Nii. Ma tahaks selle lisada veel.
et noh, just siis, kui ma seal rattamatkal olin, olin teises keskkonnas ja siis ka kuidagi pilt läheb endast selgemaks ja kõigest on ju. Et siis oli see niuke tunnetus, et kuidagi niukene nagu uus selline stabiilne baas või vundament on tekkinud. Nagu teise koha peal niuke nagu niuke nagu jah, selline nagu stabiilsus või selline uus raam. Issand kui äge. Puudutus avab avardumise. Just, see on ka hea. Vahepeal teile cheers, me joome siin kombutšat, see on see seenejook, teate, eks ju, mis on kõhule ja sooltele ja rakkudele ülikasulik. See on siis seenejook, see on siuke seen. Ma olin väike tüdruk, siis mulle ema ikka seda seen kasvatas. Praegust mul on mõlemad purgid tühjad. Kõik on juba ära tarbitud nädalavahetusel tulbipeoga. Aga et cheers teile siis, et hoidke oma kehasid. Kas sa tahad veel midagi öelda või läheme pikali? Praegu vist ei tule midagi. Kohe. Kui jooksvalt tuleb, sest et täna me puudutame alateadvuse aardeid. Et läheme sinna alateadvuse aparati juurde. Jah? Mul väga läheb. Et laseme korraks ka natuke muusikat juurde, kui läheb Kristiina läheb pikali. Breathing through the silent spaces, moving endlessly. We are woven in the pattern of eternity. Feel it in the body, feel it in the soul. Every sacred frequency, returning us to home. Flower of life, bloom in you. No nii. Siin me oleme, meil on juba vaatajad tulnud juurde. Pärast läheb see salvestus ka YouTube'i, kus siis inimesed saavad seda vaadata. Ehk siis see, mis ma siin nüüd Kristiinale olen teinud põhimõtteliselt 9 nädalat, 9. kord siis täna on facelift. Ja facelift on siis selline protsess, kus ma puudutan Kristiina pead ja erinevaid siis piirkondi näos, kus need spetsiifilised piirkonnad, mida ma puudutan, on siis seotud mingisuguste energeetiliste piirkondadega, kus keha hoiab kinni kas siis sinul enda poolt projitseeritud hinnanguid või siis hinnanguid, mis isegi ei kuulu sulle, su kehale, sest et me elame siin nii-öelda tähenduste maailmas, kus kõik tähendab midagi. Ja alateadvus on meil nii võimas, et kõikjal, kus me paneme oma teadvusega miskile asjale tähenduse, siis ta koheselt hakkab seda looma. Tähendus loob, mis tähenduse sa oled andnud oma elule, millise otsuse sa oled teinud, mis tähenduse sa oled andnud. Et see ongi see, mismoodi sinu elu avaldub. Ja kui ma nüüd puudutan Kristiina keha, siis keha reageerib sellele. See tähendab siis seda, et ta saab aru, et ta ei pea enam nendest projektsioonidest kinni hoidma. Ta ei pea enam sinu projektsioone nagu kaitsma, ehk siis sinu nii-öelda tähendusi ajast, surmast, elust. Ja see annab talle tohutult palju sellist vaba energiat, kus ta saab siis kohale tulla. Keha saab rahuneda, keha saab tulla kohale. Ja ta ei pea enam pingutama selleks, et sinu otsustatud tähendusele vastata. Keha on ülim intelligentsus ja keha tegelikkuses, te teate küll, kuidas lapsena, ma ei tea, kas teid on kutsutud, aga mind on kutsutud kullatükk. Et sa kullatükk, või mina vastan ütelda kulla. Kuidas sul läheb, kulla? Või siis kullakallis. Kullakallis sina, kullakallis mina. Et tegelikkuses see jõud
mis meie alateadvuses pesitseb või mis meie alateadvus on iseenesest, on kuld, puhas kuld, sest seal asub meie tegelik potentsiaal, see potentsiaal, mis ei ole veel nii-öelda siia füüsilisse kehastusse ennast avaldanud. Ja facelift on siis kehaprotsess, mis hakkab siis liftima või tõstma esile seda võimekust, mis su alateadvus tegelikkuses on. Ehk siis kõigepealt su füüsilist keha, kogu su võib-olla siis jõudu, kõiki asju, sest kõigel on nägu. Sinu valikutel on nägu, sinu kehal on nägu, sinu näol on nägu, sinu kõrvalestidel on nägu, sinu verel on nägu, sinu tunnetel on nägu, kõigil on nägu. Ja ta hakkab liftima, ta hakkab kõike tõstma. Ehk siis, kui see sõna tõstma, facelift, ta liftib, ta nagu tõstab. Teate, kui lill on närtsinud, ta pole vett saanud, eks ju, siis ta saab vett ja siis, kuidas ta ennast püsti lükkab, eks ju. Umbes samasugune efekt on siis energiaga. Ehk siis, kui su keha on väsinud või keha on nagu mingisuguses rutiinis või mingisuguses luubis või mingisuguses harjumuslikkuses, siis su keha, ulata mulle oma käele, siis kehal on võime säilitada, sest me ise hoiame oma teadvusega kõike paigal, sest me ei taha väga muutuda, me otsime kogu aeg mingit mugavust, kui tegelikkuses tõeline elu hakkab siis, kui sa igal hommikul ärkad ja küsid, et kes ma täna olen, mis ma täna saan luua. Ja igal õhtul, kui sa lähed magama, siis otsustad kustutada absoluutselt kõik oma peast, mida mingi asi tähendab. Mida tähendab su suhe, mida tähendab su suhe kehaga, mida tähendab su vanus, mida tähendab tähendamine, mida tähendab, kustutad kõik ära. Ja ma tean, et su peakene ütleb praegu, et kuidas ma kustutan. Lihtsalt otsustad, ma lasen lahti, kustutan ja teen olematuks kõik tähendused, mis ma olen andnud iseendale, oma elule, suhetele, rahale, ma ei tea, oma kehale, oma vanusele, kõigele. Ja lihtsalt loobun. Nägemist, tšabaka ja lähed magama. Ja hommikul ärkad. Kes ma täna olen? Millised suurepärased suhted ma täna luua saan? Keha näita maagiat. Kes sina täna oled? Mida me täna koos luua saame? Ja mida sa keha tead? Näita mulle, kus asub see, kus asub see, kus asub see. Mida sa tahad, et ta sulle näitaks? Ja keha näita, mis siin päriselt veel võimalik on. Ehk siis, kui me hakkame selliselt elama, ehk siis küsimuses, siis hakkab maagia teie ellu lihtsalt tulema reaalselt. Ja facelift on nüüd see protsess puudutusega, kus kõik see, mida ma küsimusega ellu kutsun või see, mida ma tegelikult tean võimalikuna või küsin võimalikuna, saab keha toetada, et keha saab veel rohkem olla selle panuseks. Et üliäge alateadvuse aarded. Nüüd natuke vahepeal hingan. Vahetan energiat. Shiftin. Paneme jalad vastu maad ja ühendume maaga. Paneme käed tagasi. See, mis minu praktika siis on näidanud mulle, tehes neid kehaprotsesse, tehes facelifti, kõik need 15-14 aastat juba, on see, kuidas puudutus ja küsimus toovad sind välja minevikus elamisest ja tulevikus elamisest ja programmidest ja eesmärkidest ja kõigest sellest, mis ei lase sul olla kohal ja elada praegu. Miks me peaksime elama praegu, kui on vaja teha igast asju? Sellepärast, et ainus koht, kus on elu, on praegu. Ja kui me ei ela praegu, see tähendab siis, et olla ühenduses oma kehaga, olla ühenduses oma südamega, oma hingega, ehk siis kogu iseendaga, siis kui me seda ei ole, siis me jookseme nagu oravrattas ja oleme juhitud alateadlikest programmidest.
ja mitte meie, no me tihti räägime seda, et isegi kui sa kuulad mind praegu või keegi kuulab kedagi rääkimas, siis see, mis tegelikult vestluses toimub, on see, et sa ei kuula tegelikult seda, mida ma räägin või inimesed ei kuula seda, mida ma räägin, vaid nad kuulevad seda tõlgendust. Nad kuulevad seda tõlgendust nendest asjadest. Ehk siis teiste sõnadega, kui sa mõtled mingeid mõtteid, siis väga palju need mõtted, mida me oleme mõelnud, ei ole lihtsalt mõtted, vaid on tõlgendused mingisugustest asjadest, mingisugustest tähendustest, mingisugustest lugudest, mingisugustest hetkedest. Ehk tegelikkuses sundmõtted ja kõik need asjad, mis meil pähe tulevad, ei lasegi meie kehal anda meile tegelikku kohalolu, vaid see pinge, mis tekib kehasse, hakkab keha vanandama, sest need lood, mis me oleme omaks võtnud läbi kõikide eluaegade lapsepõlvest ja kogu sellest ühiskonnast, mida mingi asi tähendab, ja need hinnangud, mida me anname, eriti oma kehale, mida tähendab olla naine näiteks, mida tähendab, siin ei ole tähendusi, milline naine sa olla soovid, selline, eks ju. Või siis, kui sa lähed peegli ette, siis mida esimese asjana pea teeb väga paljudel naistest, on see, et issand jumal, ma välja näen. Hinnang. Ja kõik hinnangud, mis sa annad oma kehale, kõik hinnangud hävitavad. Ja see on mitte lahkus, see on kõige suurem lahkusetus, mida sina siin planeedil teha saad. Anda oma kehale hinnanguid, rahulolematust ja mahategemist. See on kõige suurem lahkusetus ja tänu sellele lahkusetusele me ei ole siis oma kehas, me ei ole oma vaimus joondus ja kogu ühiskonna suur tragöödia seisnebki selles, miks tekivad sõjad, miks tekivad suhetes toodud probleemid, on sellepärast, et me ei ole joondus, me ei ole ühenduses, me ei ole kohal, me ei ole oma kehas. Me ei ela tegelikult, vaid me oleme sõltuvuses enese teadvata kõikidest nendest alateadlikest programmidest. Seega, miks ma räägin nii palju kehast, miks ma räägin nii palju sellest, et iga hinnang, mis sa annad iseendale, iga lugu, mis sa räägid iseendale, iga mõte, mille taga on tohutu tõlgendus, väsitab su keha. Ehk siis väsitab sellega, et keha tahab elada, on ju? Keha tahab elada, nii nagu ükskõik milline, ma vaatasin täna rohisin oma lillepeinart. Iga väike juurikas, mis jääb mulla sisse, tal on püüe saada sealt mulla alt välja ja tekitada naadijuured, eks ju, te teate naised, mis on naadijuured. Ta teeb kõik selleks, et pääseda sealt välja. Ehk siis sama asi on sinu kehaga, et kui sa annad oma kehale hinnanguid, siis ükskõik mida iganes, või oled iseendaga mitte joondus, ei kuula oma keha, ei nunnuta, ei puputa ennast, eks ju, mida vahel keha vajab väga, siis see, mis juhtub, ongi see, et keha teeb kõik selleks, et ta seda saada. Ta hakkab sulle näitama, hakkab sind kiusama, hakkab sulle mingeid valusid tekitama. Ja kõige põhilisem, mis nagu foonil toimub, on see, et keha hakkab väsima. Ta väsib ära. Ta väsib ära, sest energiat enam kuskilt peale ei saa. Tema kogu jõud läheb siis hinnangute säilitamisele ja hinnangutele vastu võitlemisele, kogu tema siis kõikide rakkude ja kõikide siis organite ja kogu selle tohutu geniaalse intelligentse keha süsteemid ei saa enam piisavalt energiat väljaspoolt universumist ja sinu teadvusest, mis on sinu teadvus on kõige suurem sinu füüsilise keha toitja. Sest kui seal on hinnangud ja hävitavad, siis su kehaga hakkab väsima ja hävinema. Ehk siis nii-öelda hirmud näiteks. Need kõik vanandavad keha. Ehk siis tekibki see niinimetatud asi, mida nimetatakse vananemiseks. Ehk siis nagu kortsud näkku, väsimus näkku, keha jääb haigeks. Ja kõik sellised asjad
ehk siis kõik hinnangud ja kõik kontroll ja kõik olla püüdev keegi, kes sa tegelikult ei ole, see väsitab su keha, lihtsalt tohutult väsitab su keha. Ma räägin seda selleks, et ma olen seda ise kogenud, ma räägin kõike seda, mis ma olen ise kogenud, mis ma olen läbi teinud, sest et kui me ei loo seda tasakaalu kohalolus selle kehaga ja selle eluga, siis varem või hiljem tekib see koht, kus sa, noh, siin ei ole tühja kohta siin looduses, eks ju. Tere, kallis Evelin. Siin looduses ei ole tühja kohta, ehk siis kui ma olen olnud iseenda vastu karm, siis ma saan kogeda ühel hetkel läbi keha seda sama karmust ja karm enese teadvata, sest see ühiskond, kus me oleme elanud, on nõudnud meilt nii palju ja nõudnud tähenduste säilitamist ja nõudnud seda, mis on õige, mis on vale ja nende tähenduste säilitamist. See kõik istub alateadvuses. Ehk siis ta istub kõikjal meie kehas, et kui need tähendused nüüd lahustada, mida siis ka teeb facelift, mida ka teeb siis baarsi protsess ja puudutus üldse, siis kui palju vaba energiat ja ligipääsu sinna alateadvusesse pääseb ja mis selle energiaga saab luua. Sest et see loomine ja loomisvõime, mis siis nagu aset saab leida, see on enneolematu. Musik jälle mul norskab siin taustal, kui te kuulete kindlasti jälle, on ju. Ja täna ma meelega ei pannud näkku meiki peale huulepulga ja tulin siia teie ette, sest et alati on ka sedasi, et nagu ma olen meikinud, siis ma olen ripsmeid värvinud ja kulme värvinud, aga täna on ainult huuled. Et facelifti tehes siis reaalselt sinu päris ehedus tuleb nähtavale. Füüsilisel tasandil samuti. Ta tuleb väga nähtavale. Ma kasutan, olen nüüd põhimõtteliselt 2 kuud kasutanud ka ühte sellist asja, nagu on kulla ja hõbeda seerum. See on siis üks väga vägev asi. Panen selle siia, ma ei tea, kas on näha, ei ole näha. Ei ole näha. Kulla hõbeda seerum. Ehk siis seda saab osta minu käest. Vahepeal ka pära. Ja kuld üldse, eks ju. Kuld on siis selline aine või kivim, mis kannab endast tohutut mälu. Kui te vaatate kulda, siis maakoores leidub kulda, eks ju. Ja maakoores kaevandatakse kulda. Tal on tohutult palju omadusi, aga kui sa kulla peale mõtled, kas või korraks, siis küsin su käest nüüd küsimuse, kirjuta mulle siia vastuseid, mis sul siia tuleb, siis kirjuta siia selle laivi alla. Näed, Evelin jõudis baarsi ja facelifti vahetult koju, kui tore. Et mis ma tahtsin küsida, näed, sa kaduski ära, eks ju. Nii kui ma lähen teise mõttega teise kohta, kaob ära. Kirjutage siia, et mis kuld sinu jaoks tähendab, mis mõte, mis tunne sul tekib, kui sa mõtled sõnale kuld. Lihtsalt kirjuta siia. Kui Kristiina tahab midagi ütelda, siis saab Kristiinaga ütelda, mis see kuld sinu jaoks on. Mul tuleb lihtsalt üks niisugune kullatükk silmade ette. Niisugune väike kullatükk. Mis tunne tekib, kui sa seda vaatad? Noh, lihtsalt ma nagu vaatan selle kulla sära. Sära? Nii, sära näed, mis veel? Mis sa veel näed? Või tunned? Millegi mõnest tuleb soojuse tunne. Soojus. Ja selline natuke nagu pehmus ka. Selline nagu plasma või siuke nagu pehme valgus. Siukene soe pehme valgus, hoitus tekib.
et kuld on siis sageduselt või nagu vibratsioonilt nimetatakse akustiliseks. Ja mitte siis ainult nagu nimetatakse, vaid ka teaduslikult on seda siis mõõdetud. Akustiline tähendab ruumiline. Ahah, ilus, särav, esteetlik, luksuslik, soe tunne, särav energia tõusis kehas. Esteetlik. Et ta on akustiline ja ta on siuke nagu akustilist, et kui te lähete kuhugi kirikusse näiteks või kuskile kupli alla ja teete häält, siis kuidas see kõlab, eks ju, see on selline nagu kõlab akustiliselt. Teate, kuidas on akustiline kitarr ja kuidas on siis elektrikitarr, eks ju, nad on täiesti erinevad. Et akustiline on selline ruumiline ja hästi kõikidesse suundadesse paiskuv selline heli. Ja akustiline on siis tegelikkuses ka teadvus, meie olemus. Ja meie elu on akustiline. See tähendab, et kui sa lubad vahetada oma reaalsuse nüüd selle vastu, et elada kohalolus, siis sinu elu hakkab olema akustiline ehk kõlav. Su elu hakkab kõlama. Ja kõlama tähendab mingis mõttes, nagu Kristiina kirjeldas seda, et kõik voolab, kõik on justkui nagu, kui sa kuulad mõnda muusikapala ja sa ei tea, mis sealt tulema hakkab, siis sa oled nagu, sa lähed nagu kaasa, sa voolad kaasa ja ühel hetkel on mingisugune salm, ühel hetkel on mingisugune üleminek, kuskil on mingi kõvemad toonid, kuskil on vaiksemad toonid, kusagil on algus, kusagil on lõpp. Ja samuti võid jätkata ja jätkata ja jätkata. Ehk siis akustilisus lubab sul voolata. Ja voolata siis kõikides suunades, see tähendab, et sa ei ole lineaarne. Sa ei ole sünd, elu ja surm, eks ju, sündisin, nüüd ma pean ühte joont pidi kõndima, et elada oma elu sõbralikult iseendaga koos ja siis poole elu pealt kuskil hakkama surma vältima, mis tähendab, et sa hakkad surma looma, mis tähendab seda, et sa sunnid oma kehale peale asju, mida ta tegelikult ta ei taha hakata vältima surma, ta tahab elada. Ja sellega hakkame parandama keha, kui me elame siis lineaarselt, ühest suunast teise suunda, algusest lõppu, mida tegelikult eksisteeris, on ainult meie meele ettekujutus ajast. Et on ainult kohalolu, on ainult praegu. Ja praegu eriti, kes on seda kogenud, kes on tundnud. Me ei saa enam elada mingite plaanide järgi. Me saame elada ainult kohalolus, ainult lõdvestumises, ainult kohalolus ja teha seda, mida sa pead tegema. Sest et sa tunned ära selle, mida sa pead tegema. See tuleb see koht, kus sa lihtsalt pead seda tegema, sest see on nii hea tunne, mida sa tegema pead. Kuhu sa minema pead või mida sa ütlema pead. Ja võt kuld on see ja ma kasutan seda kullaseerumit. Siis juba 2 kuud, ma panen seda näkku. Seda saate siis, nagu ma ütlesin, minu käest tellida, see maksab 35 €, see on hõbe ja kuld on sees selle kohta, see on Eestis valmistatud ja kullatooted üldse maksavad muidu 100 €, aga see maksab siis 35 pluss postikulu. Miks? Sest et ta ei ole veel päriselt justkui Terviseameti poolt litsentsi saanud, et seda turustada avalikult. Et praegust on siuke eelhind ja siuke projekt, kus inimesed saavad seda kogeda, kes soovivad. Et mina olen väga rahul, et keha, siis ringkere, kael ja nägu on väga sellised nagu trimmi tõmbab. Pluss siis see, et ma teen facelifti nagunii, eks. Et see toetab kõike seda, mis me siin Kristiina kehaga siis toimetame. Nii, aga et vahepeal ma siin vaatan, luksus, ütleb Evelin, on kuld ja luksus. Milline oleks su elu siis, kui ta oleks luksuslik? Mis siis, kui mõte luksuslikkusest või säravusest, soojusest, majesteetlikkusest? Ütled neid sõnu, kuidas keha juba reageerib. Ja juba ta tunneb seda ja juba
ta kannab seda energiat ja juba ta vibreerib seda energiat ja juba ta peegeldab seda energiat, mis tähendab, et kõik, mis majesteetlikkusele vastab, saab hakata tulema sinu ellu. Piisab sellest mõttest, et praegu iga mõte, mis sa mõtled, aktualiseerub väga kiiresti. See tähendab, et see aktualiseerub väga kiiresti siia reaalsusesse. Krist ütleb ka, et väga hea seerum ja mõjub tõesti nahale hästi noorendavalt. Esimesed nädalad võisid olla natuke siuksed väljakutsuvad, sest paljud ütlesid, et issa, mul tekkisid punnid, appi mingid täpid tekkisid näkku. Just nimelt, sest et kuld toetab keha lükkamast välja kõike seda sinu kehast, mis peab sealt välja tulema, mis ei kuulu sinna. Olgu see siis mingisugused bakterid, mingisugused põletiku kolded, mis iganes asjad, mis ei ole tõde, kõik saab välja tulla, mis ei ole tõde. Seega siis selliselt, aga mis puudutab kulda, luksuslikku, majesteetlikkust ja sära, siis kehale meeldib see. Kehale tohutult meeldib see. Ma mäletan need aegu, kui... Miks ma räägin, sest need on need alateadvuse aarded, mille me pole kunagi kehalt küsinud, mida ta tahab ja mis talle tegelikult meeldib. Me pole kehalt küsinud, me oleme talle peale surunud asju, mida me oleme otsustanud tähendusega, mida see tähendab ja pole kunagi küsinud kehalt. Ma hakkasin rääkima sellest, et kehale meeldib puudutus, kehale meeldib pehmus, mis riided sa kannad, millised materjali sa kannad, kas need on puhtad materjalid, kas need Kristi ütles ka, et tekisid punased laigud ja punnid selle seerumiga alguses. Et mis on see, mis sa selga paned, kas su keha tunneb, mitte sina, su pea, vaid kas su keha tunneb ennast nendes riietes, mis sa kannad elus. Kas su keha saab ennast tunda akustiliselt, majesteetlikult? Et kas see on see? Tunneta. Ma nii tohutult armastan, täna on siin nagu mingi müügijutt. Mul on kodus terve suur kotitäis Nepaalis õmmeldud kimonoosid naistele. On ka üliilusaid meesteriideid, mis on linasest. Ja kui ma siin koju tõin ühel päeval, siis need on kõik müügiks. Ma võib-olla postitan pärast ja mõned pildid teile. Et ma panin need selga, keha lihtsalt nurrus. Miks ma seda teiega jagan? Asi ei ole selles, et te peate ostma omale need asju alati. Tihti piisab ka sellest, kui sa lähed kusagile kauplusesse, kus müüakse selliseid kangaid või selliseid riideid, mis annavad kehale selle tunde, et me jõuame üha rohkem sellesse kohta, mis tunnet su keha armastab tunda. Mis on see tunne? Sest see tunne võib olla nii sügav ja kui sa ei anna kehale seda tunda, mis on tegelikult mingis mõttes väike patt, siis mida rohkem sa talle annad seda tunnet, seda rohkem keha hakkab sinu jaoks tööle ja tõesti igas mõttes naisena. Sest naise keha on loomult, veel kord kordan seda, sinu keha loomult on naine 1000 kordi külge tõmbavam, siis energeetiliselt külge tõmbavam. Mitte nüüd selle tähendusega, et kui tõmmata ligi mehi, vaid ükskõik mida, mis on sinu elule panus. Loomulikkuses, sa ei pea selleks pingutama, et meestel on vähe teistmoodi see, nad on ka külge tõmbavad, aga kehal, naise keha on naturaalselt loodud vastu võtma, ligi tõmbama kõike, mis toetab elu. Ja üks asi, mis annab talle seda tunnet kehale, on kindlasti see, et sa mängi. Ma armastan nende kimonoode materjali oma keha ümber, kui ma siin kodus üksinda siin koju tõin ja panin kaamera mängima. Ja pärast, kui ma selle kaamera kinni panin, see tunne oli lihtsalt erakordne. Ja nüüd, kui mul siin tulbipidu oli laupäeval, siis samuti naised said tantsida, kõndida, teised naised said vaadelda. Piisab sellest, et see tunne tekiks. Ja täpselt sama asi on kullaga. Või ehetega. Et ehted, minge kuhugi, ma ei tea, antiikkauplusesse või
või kusagile, kus on briljantsõrmuseid ja ehteid ja tunnetage kulda ja tunnetage seda tunnet, kui sa paned need oma ümber, oma keha vastu. Sest keha tahab tunda ja see kõlab veidralt, aga see akustiline vibratsioon ja see ilu ja see nagu see lift, see tõusmine, mis tekib sellel hetkel, kui sa kõike seda oma keha vastas tunned, see toetab meeletult loomejõudu, kallid naised ja mehed ka. Seega asi ei ole asjade ostmises või et see on liiga kallis või et briljandid ja maksavad 1000 ja 10 000, eks ju. Vaid lihtsalt pane omale ümber selga, külge ja kõnni nendega. Lihtsalt tunne iseennast oma kehas ja selles vaibis. Ja luba kehale seda. Sest et keha lihtsalt keha armastab seda tunnet, lihtsalt tea seda. Kõik, mis on hea, lihtsalt puudutus, samuti puudutus, vaadake nüüd, puudutuse osas on samuti väga-väga erinev see asi siin maailmas. Paljud inimesed isegi ei tea, mida tähendab see puudutus, kui sind puudutatakse ilma hinnanguta. Täielikus armastuses, ilma hinnanguta, puhtas kohalolus, puhtas sellises puhtas armastuses, ilma hinnanguta, ilma ootuseta, ilma midagi saada tahtmiseta, ilma midagi saavutada tahtmiseta, vaid lihtsalt puudutada. Kõigepealt üks asi on see, kas sa oled kunagi saanud kogeda sellist puudutust, kui keegi puudutab sind ilma hinnanguta, see tundub väga erinev. See tundub väga erinev. Või sa tunned kedagi, kes sind puudutab, kes võib-olla tahaks puudutada, kuidas öelda, aga keha on natuke kohmakas, aga sa tunned ära selle soojuse seal sees, selle tingimusteta puudutuse, on ju. Või siis sa ise puudutad ja märka seda, kui tihti, kui sa puudutad, eks ju, teed pai kellelegi, võtad õlast kinni või kallistad või võtad käest, eks ju, või seksid, et mis on see energia, mida sa kannad sellel ajal. Et kas sa oled päriselt kohal, kas sa nagu tekivad sul hirmu mõtted, issand, mis ta nüüd mõtleb, kui ma siit puudutan, issand, mis ta nüüd mõtleb, kui ma teda käest kinni võtan, issand, mis ta nüüd mõtleb, et appi. Et täiesti kohal, vahet pole, mis on. Puudutus ilma hinnanguta on üks kõige võimsamaid avajaid, avardumise avajaid, kus sa põhimõtteliselt avad kanaleid, sa avad ühendusi kosmilisusega, sa avad kanaleid ka siin planeedil rahade liikumisega, sa avad nagu kõige kasvamise jaoks uksi, mis sinu elus saab olla, mida sa küsid, mida sa tahad, et sinu elus avaneks, mida sa soovid. Et meil on antud need kehad, mõistate, jah? Ja need kehad on selle sama planeediga nii ühenduses, kui veelgi olla saab. Ma lähen nüüd väga tipiks teise kohta, ma tahtsin natuke seda keha majesteetlikkust ja keha võimekust ja keha alateadvuse aardeid natuke teie ette tuua. Kristiina hakkas nüüd jahe. Appi! Kaamera kukub ära, ma vahepeal nihutasin. Täna ka peale lendama võiksin. Ei hakka täna midagi lendama. Ei lase lennata. Ehk siis, kas sa lubad omale seda? Kas sa lubad omale üldse neid mõtteid? Palun luba. Lihtsalt tea, et sul on valik neid mõtteid mõelda. Ja veel kord, tähendusi. Sest see tähendus. Tihti me oleme andnud kullale ka, ma mäletan aega, kus ma ise endale ütlesin sellist asja, et minule ei meeldi kuld. Mulle ei meeldi kuld, sest ma ei meeldinud endale, kui ma ennast peeglist vaatasin. Aga tegelikkuses, kui ma silmad kinni panin ja seda tunnet tundsin, oli mu kehal nagu väga-väga hea. Nagu väga hea. Ehk tegelikkuses meie mõistus tahab nii palju vahele segada, eks ju. Ja seega
mis päriselt veel võimalik on, kallikesed. Mis alateadvuse aarded siin saadaval on ja mis siis, kui meie keha päriselt ka on see antenn siin maa peal, mis tõmbab ligi, mis aitab sul ligi tõmmata kõike seda, mida sa päriselt kogeda soovid. Nagu päriselt ka, mida sa soovid kogeda. Mis siin päriselt veel võimalik on. Ma mäletaks, ma eelmine kord teile rääkisin sellest, et mu teadvusesse on jõudnud paar sellist väga sihukest uut kohta, võiks siis öelda, et miks see keha teema, ma nüüd tagantjärgi saan aru, miks see keha teema minu elus nii nagu suur asi on justkui nagu tähelepanu on tema ümber kogu aeg. Sest mu keha nõuab tähelepanu, ta ütleb nagu ole nii, ole naa, ära nii ole, ära seda tee. Varem ma reaalselt ignoreerisin seda, aga nüüd on see koht, kus ma ei saa ignoreerida. Ja tähelepanu on tohutu ja kusagile ma pean selle panema, selle energia keha osas ja tagant järgi nüüd hakata vaatama, et mis siis vahepeal on aset leidnud, miks on just see keha osa nagu esile tulnud, on see, et ma taipasin seda ühel hetkel, kui mul sõber rääkis hästi palju sellest, et enamik siin või suur osa sellest valgusteadvusest või nii-öelda valgusteadvus, eks ju, et on see nagu armastus ja tõde, ma olen ise ju ka seda rääkinud, eks ju, armastus ja tõde ja kõik on niisugune ilus ja roosamanna ja naerame ja tantsime ja teeme nüüd ainult toredaid asju ja samal ajal tundus see mulle kuidagi imelik. Ma vahepeal tahtsin käe rusika lauale lüüa ja nagu reaalselt nagu plahvatada ja endale teadmata miks. Sellepärast, et valgusteadvus nõuab kehal pidevalt sellist nagu valgusteadvuse seisund, siis valgusteadvust nõuab kehal pidevalt kõrget sagedust. Küll me räägime sagedustest, küll me nagu mõõdame sagedusi, kes on kõrgemal, kas ma juba olen nii kõrgel. Et see nõudis väga-väga palju kuskilt otsast kuhugi otsa jõudmist. Mõistate? Minekut kuhugi. Aga me oleme praegu sellisesse kohta jõudnud nüüd ühisteadvuses ja inimteadlikkuses. Või mis inimteadlikkuses, teadvuses üldse, siis inimesed siin. Et meil ei ole vaja kuhugi minna enam, vaid seisma jääda ja tegelikkuses isegi ringi pöörata ja korraks selja taha vaadata ja mitte selja taha kui minevikku vaadata, vaid vaadata kõike akustiliselt, mis on. Absoluutselt kõike. Ja valgusteadvuse puhul on just, et see minek juhub kuidagi kõrgemale kogu aeg. Asi ei ole selles kõrguses, asi ei ole selles ka näiteks, et saavutada mingit tippe. Ja me võime seda teha, aga praegu on siia juurde tulnud. Kuulake, juurde tulnud. Sellele valgusteadvusele juurde. Juurde tulnud juured. Ja juured sõna otseses mõttes meie alateadvuse aarded. Meie alateadvuse juured, kust me pärit oleme. Ja kogu see planeet, kogu see planeedi sügav teadlikkus ja kogu see pime pool meis, see pime pool, valgusteadvuses eksisteerisid varjud, on ju, ehk siis mida me püüdsime kogu aeg seda päikest siin pea kohal hoida, eks, et kõrge, ma olen väga tipp, väga otse jõudlus üles, eks ju, me oleme väga nagu kõrge sagedusega ja siis justkui need varjad pole, aga see nõudis meil füüsiliselt nagu sellist justkui pingutust mõnes mõttes või mingis mõttes. Ja see, kuhu ma nüüd oma jutuga sihin, on see, et ma olen tundnud seda, et üleminek pimedusteadvusele ja pimedusse. Kui ma seda ütlen, siis jällegi meie meel on tõlgendanud pimeduse väga hirmsaks
et sealt tulevad hirmud ja kõik muud, aga pimedus ehk siis kogu potentsiaal, kogu see osa, mida me pole tahtnud vaadata, kõik imelisus, kõige ilusamad tähed, kõige säravamad mõtted, kõige geniaalsemad tunded, kõige majesteetlikumad kogemused, kõige ebareaalsemad maagilised imed asuvad alateadvuses. Ja küsimus on see, kas me julgeme sinna astuda. Ma mäletan, kunagi Eva Lepik ütles sellise lause, et pimeduses on kõige ilusam valgus. See on teiste sõnadega see, et kui sa vaatad taevasse, eks ju, pimedal ööl ja seal on tähed, siis see on ilus. See on väga-väga ilus. Või kui sa vaatad, ma vaatasin siin tiiki, kuu paistis tiigi peale. See lihtsalt on nii hingematvalt ilus. Nagu sõnas ilusalt eesti keeles jälle hingematvalt. Et sa hakkad hingama, et tekib nii sügav hingamine, nii sügav elu, nii sügav ilu kõiges selles. Et seal asub see meie geenius. Seal asub see, kus ei ole varje, vaid on täielik kohalolu, täielik potentsiaal, täielik võimalikkus, täielik maagia, kui ma nüüd ainult luban. Ja täna hommikul Hellega rääkides siis rahust, et rahu tekibki seal meie sees, kus see valgus, mis nagunii on, mis on see kergusrõõme hiilgus, on ühinenud selle pimedusega, kus pimedus ehk siis kogu meie nähtamatu potentsiaal, kohalolu ja loomise nagu see jõud, mis asub kehas, keharakkudes, sügaval meis, saab avalduda. Nii nagu ma seal kivi juures täna hommikul istusin, tegin oma palveid, hommikusi palveid ja vaatlesin seda kivi ja läksin nii-öelda teadvusega selle kivi sisse, tema teadvuse sisse, tema rakkude sisse. See on väga sügav kingitus planeedilt. Kõikidest nendest kogemustest läbi miljonite aastate, mida see kivi endas kannab. Ja nüüd ta on mul seal. Justkui nagu kõige esivanemate esivanem. See, mis oli ennem allikat, justkui see energia. Ja ma seisan ta ees ja kõnelen temaga ja tean, et see olen ka mina. Et see on nüüd see ühendus, mis sealt alateadvusest hakkab sulle ennast ilmutama. Ja lihtsas eesti keeles või lihtsas inimkeeles on see, et sa usaldaksid seda, usaldaksid peatuda, usaldaksid ringi pöörata. Mitte hakata sonkima minevikus eesmärgiga, et midagi on valesti, vaid keerata ringi ja vaadata lõputu tänutundega seda kõike, mida sul on olnud võimalus kogeda läbi sinu esivanemate, läbi suguvõsade. Ja isegi kui seal on mingisuguseid hetki, mis tekitavad natuke raskust kuskilt kohast sul, siis lihtsalt täna seda versiooni iseendast, millele sul on olnud vastupanu, mis on tekitanud valu, ja lihtsalt armasta seda versiooni iseendast, kes seda konkreetset asja ei tahtnud vaadata, mida sa seal võib-olla näed. Ja siis mis oleks, kui me armastaks kõiki neid versioone iseendast läbi kõikide eluaegade, suguvõsade, emade, isade ja planeedi, mis võimaldab meil siin inimkehas kogeda seda, mida me siin praegu kogeme. Ka seda, et mis me siin praegu teeme, puudutus. Mis siis, kui seesama puudutus läbi minu sõnade, läbi sinu teadvuse kõiki kihte, läbi kõikide eluaegade, dimensioonide, reaalsuste ja annab võimaluse kõigel ja kõigil liftida, lihtsalt tõusta. Tõusta sinna, kus on rahu, kus pimedus ja valgus on integreerunud, kus öö ja päev on normaalne, kus uni on une sees, kus me saame ärgata siis, kui me tahame. Ärgata elule, nüüd.
ja isegi kui sa oled olnud kuskil minevikus mingisuguses kohas kinni ja säilitanud mingisugust alateadlikku programmi, mingit luupi, mingisugust tähendust millelegi, siis vaata teda ja vaata ennast selles versioonis. Ja lihtsalt märka teda ja ütle, et see olin ka mina. Nüüd ma olen teistmoodi. Jälle armasta teda tingimusteta. See on üks osa sinust. Kõik need osad sinust. Ka need rumalad osad sinust tahavad, et sa teda armastaksid. Rumalad osad ei ole siis mitte nagu lollid osad, vaid need osad, kus sa oled olnud ebateadlik, kus sa oled oma kehale peale projitseerinud mingisugust midagi, mida ta tegelikult ei ole soovinud, mis ei ole olnud tõde, kus sa oled sõitnud oma kehast üle, kus sa oled endale teadmata parimal moel teinud valikuid, mis võib-olla polnud kõige targemad, võib-olla polnud kõige teadlikumad, aga see olen olnud sina. Ja mis nüüd võimalik on tegelikult ja mis siis, kui on võimalik see, et kehal on võime otse kohe ühe otsusega lahti lasta kõik selle, mis sa oled iganes oma kehas, mis iganes otsusega hoidnud. Mis iganes otsusega hoidnud, tähendusega hoidnud. Mis tähenduse sa oled andnud millelegi, kellelegi? Mis tähendusi me oleme andnud, mis ei ole tõesed tähendused? Et need tähendused ei tähenda midagi. Need olid need versioonid minust, kes andsid asjadele tähendusi. Nüüd ma ärkasin ülesse. Nüüd ma olen siin. Ja mina otsustan, mis asi see minu jaoks on. Ja mina otsustan, mida ma soovin ilmutada või mitte soovin ilmsiks tuua, vaid mis on see, mida ma valin. Ja rääkides ka sellest, et kõik reaalsused eksisteerivad praegu ühel ajal, ehk siis see tähendab seda ka sinu unistuste elu, juhul kui sul ei ole veel unistuste elu, on ju. Kui sa vaatad ringi iseenda eluse kehas ja sa tunned, et sul ei ole veel seda, et mingi asi on veel puudu justkui, mingi asi veel lonkab, mingi asi vajab justkui lahendamist. Mis siis, kui see on ka tähendus? Mis siis, kui see on ka mingi tähendus, kus sa alateadlikult usud seda selle tähenduse kaudu, et sul on tarvis midagi sellega teha. Kui sa lihtsalt ärkad sellest tähendusest üles ja vaatad, et see oli uni ja lood teistsuguse reaalsuse otsusega. Ja sest selle reaalsuse, mis juba eksisteerib. Ja siis oled sellele lihtsalt truu. See lihtsalt on nii. Oled sellele truu mitte pidevalt seda korrutades, vaid just nimelt nii samuti truu läbi oma kogu keha ja kogu oma olemuse, mis on nii lihtne ja nii iseenesest mõistetav, nagu on sul nimi, mille peale sa ju ei mõtle. Sa ei mõtle hommikul ärgates, et kuidas ma saan täna siia maailma minna ja hakata tõestama, et mu nimi on Kaidi. Ma ei tee seda, see on nii iseenesest mõistetav, see olen mina. See on mu nimi, mind kutsutakse Kaidiks. Mis reaalsuse saad valida, mis on nii iseenesest mõistetav? Ja siis hakkab ilmuma. Mis see on? Sina tead. Ja see puudutus, mida ma siin Kristiina kehaga praegu teen, ma tegelikult ei tee mitte midagi, ma lihtsalt puudutan. Ja veel kord siis ma tulen siia alguse juurde tagasi. Keha teab. Keha on värav. Keha on värav. Luba ennast puudutada, luba oma hinge puudutada, luba oma keha puudutada. Palun luba ennast puudutada. Palun. Palun luba ennast hoida. Palun luba. Minul on olnud see üks suurimaid väljakutsed elus ever. Sest ma ei usaldanud enam ühel hetkel. Ma õppisin hoidma ise kõike. Aga mu keha väsis ära. Keha tahab hoidmist, keha tahab hoidmist, keha tahab hoidmist, keha tahab hoidmist, eriti minul kui naisel. Kui sinul kui naisel ja mehel samuti. Ehk siis olen ülitänulik teile siin kõik, kes te vaatate juba 9. saadet ka YouTube'is järgi. Kui sa ei ole veel selle YouTube'i jälgija, siis pane subscribe. Siin kindlasti tuleb veel neid programme, mis me siin teeme eksperimendina, kus ma tulen teie ette kõnelema.
kõnelema seda, mis tuleb läbi minu. Sest see, mis tuleb läbi minu, tuleb tavaliselt selliselt, et ma ei juhi seda, selliselt tuleb läbi minu. Kõik tuleb läbi minu. Mis puudutab keha, eriti praegu. Ja ma näen, kuidas need koodid, mis ennem kuidagi kinni hoidsid mingeid asju või ei lasknud nagu avalduda sellel, mida sa tegelikkuses soovid valida või soovid kehastada, soovid olla ja elada ja kogeda, saavad nüüd palju suuremalt esile tulla, sest keha teab. Ja puudutus avab kõike seda, mida keha teab. Ja kas sa lubad nüüd kehal teada, kas sa lubad kehal olla nii maagiline, mida sinu meel ei suuda kontrollida, ta isegi ei hakka üritama kontrollida, sest keha lihtsalt võtab üle ja keha on akustiline. Keha on akustiline. Sest keha on sinu teadvuse projektsioon. Millist pehmust, naised eriti, millist pehmust sa saad valida ja usaldades seda universumit või jumalat või loojat või kuidas sa seda kõige tahad nimetada. Ja minu üks kõige põhilisemaid selliseid viimasel nädalal, 2 nädalal on olnud siis selline mõte, et kui mul tundub, et ma ei saa üksi hakkama, ma lähen sellisesse pingesse, lähen nagu kokkutõmbumisse emotsionaalselt või sest ma olen siin oma kodus, oma majapidamisega, oma eluga, raha loomisega, kõigega, mida ma siin loon, mida ma armastan, eks ju, vahel lihtsalt nii raske. Siis ja mõtted samuti, mida ma luua soovin, eks ju, vahel lihtsalt jooksutan iseennast kokku, et ma ei peida seda, et me oleme kõik surelikud ja vahetevahel lihtsalt nagu, mida äkki lihtsalt, me oleme võimelised iseennast lihtsalt täiega hävitama. Et ma julgen küsida abi. Ja teine pool, siis ma olen avastanud, et ma lihtsalt jään seisma, stopp ja kutsun iseenda kõrvale justkui looja siia paremale poole äärde ja ütlen, et sa võid kõik nüüd need võtta, kõik need mõtted, kõik need asjad ja ma annan sulle võimaluse, ma annan sulle selle kõik minu eest ära lahendada. Et ma annan sulle selle kõik minu eest ära lahendada, mida ma tegelikkuses soovin. Et kõik võid võtta. Nüüd käis kehadest läbi jutt, ma tundsin. Ja see on see koht, kus sa saad olla vaba ja hakata rohkem usaldama naisena, vähemalt siis, kes on naised, kes kuulavad, on ju, seda, et me oleme hoitud. Hakata mäletama seda, kes me oleme. Ja mehed, kõik, kes vaatavad, ma tean, et mind vaatavad ka mehi. Lihtsalt siiras tänu teie sügavale soovile olla parim mees iga päev. Iseenda maailma jaoks. Lihtsalt kummardusmaani. Lihtsalt kummardusmaani. Aitäh teile kõikidele, kes te olete minu elus ja kes te olete kõikide naiste eludes. Lihtsalt aitäh, et te hoiate ka siis, kui vahel naised ei lase hoida. Et te lähete ja teete ja olete ja võimaldate, et meie kehad saaksid lõdvestuda. Aga sellega ma nüüd siin lõpetan täna. Ma usun, et nüüd viimane osa, 10. osa siis meie eksperimendist tuleb äkki see reede juba või? Jah. Äkki juba see reede ja ehk siis aga ei, see reede ei saa, ma lähen toppu. Aga võib-olla ei lähe. Vaatame, mis ühesõna ei ütle praegu kindlalt, et äkki teeme ikkagi siis järgmine esmaspäev. Et tulge ka, kes tahab, meil on toppus, kui meil on puhkemaja, meil on talgud laupäeval. Et tulge talgutele, saab ägedat kampa kokku ajades teha palju toredaid asju ära ja seal on söögid, joogid, tantsud, peod, olemised. Et tulge toppu. Et keda kõnetab, andke mulle siis isiklikult märku ja veel kord siis. Ja muideks ka täna, üks asi veel kiiresti, et mul algab 25. algab siukene siis 3-osaline väga sügav praktika, 3-osaline Zoomi praktika. Kes tahavad, saavad ka tulla mulle koju seda tegema. Et siin on küll kohtade arv piiratud,
peavalust heaolusse, eks ju. et see on 3 nädalal 1 korra 2 tundi. ja täna öösel lõpeb siis varajase registreerija hind. et kes veel ei ole otsustanud, et te tahaksite siiski tulla ja tahaksite sellel osaleda, siis see maksab 111 eurot ja pärast täna ööd läheb see 222 eurot hinnaks. ja 25. mail on siis esimene osa õhtul kell 6, vist oli, kui ma ei eksi, siis sellest praktikast. nii et panen selle lingi ka siia, kui veel keegi siis jõuate soodushinnaga osalema tulla. et sellest saab totaalne maagia, seda ma ütlen teile küll. igal juhul kõige kaunist ja armastan teid, kallistan teid, puudutan teid läbi ekraani ja pimedus ja valgus on ühinenud. Tšau!